tere tulemast kõikidele jalgpallisõpradele ning Õhtulehe otseülekanne Saali jalgpalli meistrivõistluste poolfinaalseeriast läheb täie hooga edasi ning täna on siis otsustav kohtumine Tallinna SK Augur Enemati ning FC Kosmose ja samuti Pealinna klubi vahel siis. Nimelt käivad Saali jalgpalli meistrivõistluste poolfinaal ja käib siis 2 võiduni ning hetkel on siis mängude sees 1-1. Paari avakohtumise võitis Augur võõrsil Martin Taska ning Andrei Antonovi väravates 2-0. 2 päeva tagasi toimunud siis paari teise kohtumise võitis samas Kosmos võõrsil siin Kristiine spordihallis 3-2. Võitjate ridades siis said jalavalgeks Juri Amossov, Kosmose kapten, Maksim Aleksejev ja Aleksei Panin. Anti Arste tuleb number 2 ja kas Kosmos? Ei, Rajand on suurepäraselt, võtab ära. Aga noh, ütleme, suurepärase võimalusega ei ole olnud, aga nüüd teeb küll Rajand teeb hea tõrje. Eesti üks otse väravaid saadiks või siis üldse auti läinud. Ilusti mängitakse ja posti. Ja Rajand peab tegema tõrje. Ei tea, mismoodi siin peaks nüüd niimoodi vastased lahti mängima, et see värav siit ära lüüakse. Taska ja nüüd Kaljur on 2-1 vastu. Annab see Russoli Anna, aga taas posti. Ei hoia palli. Sõltub varsti üle mängida jalga vahelt päris kaval ja tark lükke tegelikult. Ja päris hea mõte. Katet teha. Arst peab löögile minema ja Poskin teeb ka tõrje, aga väravat ei tule ning avapoolaeg Auguri Kosmose vahel lõpeb 0-0. Vaatame esmalt need 20 minutit ära ja ehk siis juba selgub see finaali pääse. Kosmos ikkagi siin Antinkis ja väga hea löök tuleb. Aleksejev ilusti leidis, kas nüüd? Ja Paninil päris hea võimalus. Hästi leitakse Grigorjev siit. Mis Aleksejev, kes leidis. Grigorjev nüüd keskele. Tuleb Šukovski palliga, lööb ja värav! Kosmos lööb 1-0! Trillili ja trallalla ja fanfaarid hõiskavad ning fännid rõõmustavad. Kosmos on seda poolfinaalseeria otsustavat mängu 1-0 juhtima läinud, näeme kordus ka. Šukovski mängib siit lepikust mööda, teeb löögi ning pall läheb vastu Amossovi, ütleme, alakõhtu või siis selline intiimpiirkonna vastu ja noh, ei tea, kui palju mees ise sellest väravast nii väga teadis, aga tabamus on tabamus, vahet ei ole, millise kehaosaga sa lööd selle peale käem muidugi. Nii et ei ole hullu ja Kosmos on 1-0 eduseisus. Veskimäe ilusti mängib väravale Munskindele, Veskimäe uuesti, aga Poskin teeb väga hea tõrje. Taas ka ikkagist lööb ja Poskin teoorias vähemalt peaks seda rohkem ruumi ka Kosmosele jääma vastu rünna. Oi, väga hea löök Arstil. Poskin oli valmis, nüüd tegi hea tõrje. Arst uuesti ja posti. Aga ei tule sealt midagi pikki ette, väga hea sööt, üritab. Ja kas tuleb? Boris Budubnõi ja saab lõpuks ka veel löögil, aga Veskimäe hästi Munskindele. Jätta ja kas nüüd tuleb? Ja võimalus Ivanov, aga ei. Panin palli ette ja Šukovski lööb, aga mööda. Rajandatud trajektooriks nii, et ja saab uuesti. Ja kas siit tuleb ja tuleb. Kapten Amossov viib Kosmose 2-0 juhtima ning klubi jaoks on finaali pääs väga lähedal. Kosmosele, mitte Augurile. Ivanov ilusti mängib, nüüd on löögi võimalus oli ka ja lööb ka lõpuks, Lepik tuleb. Lepik lööb, Poskin. Hakatakse veel perimeetri peal söötma. Ja tuleb ja 1 on tagasi. Minut 14 enne lõppu lööb Augur 1 tagasi, Poskin võtab ja haarab näos kinni, et mis kurat nüüd juhtus, aga on see Indrek Riis, keda kõik õnnitlevad ja kes selle värav lõi, kenasti igatahes mängiti sinna äärde vabaks, kus tuli sööt ka värava alla ja tühja sinna ka ilusti ära realiseeriti. Ja Aleksejev saab löökile, tõrju ja kas ei. Siin on ka suured vabandused, nimelt skoorijale Devsmiti 2-1 Kosmosele, sest et Amossovi teist väravat ei loetud siin.
on see Indrek Krist, kes palli taga on. Krist võtab hoogu, lööb ja aga Poskin tõrjub. Poskin teeb väga hea tõrje ning aga sekund on siis, aga ainult sealt ei tule midagi. Sealt ei tule midagi. Esmalt tõusevad siis kaptenid uuesti poole ja selle, kelle õigus jääb palli valdamine. Aga lõppude lõpuks ei loe ning lisaaeg lahti läheb. 2 korda 5 minutit mängitakse, nagu ennist öeldud sai. Nii, tuleb Kaljurand. Väga hea tõrje Rajandolt. Poskin viskab välja. Podobni tegelikult saabki selle palli kontrolli alla, seal võitleb, on see Ivanov. Ja on Podobni 2 mehe vastu, seal suudab palli hoida ja tegelikult ja see on 2-1 Kosmosele. Värava autoriks Pavel Rubel. Podobni väga hästi seal võitles, hoidis ilusti palli enda kontrolli all, ei lasknud Auguri meestel sealt nahkeri ära võtta ja saadab selle palli lõpuks ka selle keskele, kus Rubel siis jala vastu paneb ning pall Rajanduse selja taga on. See 2-1 seis on nüüd küll õige, et seda väravat keegi kohtunikest ära ei võta ning Augur paneb palli mängu nüüd. Nüüd on kiire siit. Taska lööma läheb. Ja Taska lööb! 2-2. Augur siin viimast taas lõpuhetkedel ikkagi Augur võtab selle, suudab kuskilt selle värava leida ning lõpuks võetakse siit veel üks värav, sees on 2-2, viik on tõsiasi. Ehkki sellised positsioonid ja mängitakse aeg rahulikult, lastakse lõpuni veereda. Nii et 2-2, lisaaja teine 5-minutiline pool on meid veel ees ootamas. Esimesel lisaaja poolel nägime 2 väravat, siis seisu 2-2 penaltist, siis Indrek Krist suutnud normaali ja lõpus oma löök ära realiseerida, aga kas Aleksejev viib Kosmose juhtima? Mees alustab hoojooksu. Lööb ja läheb! Kosmos 3-2 sees! Maksim Aleksejev. Rajandus sai küll löögile käpad peale, aga Aleksejevi löök oli ikkagi niivõrd tugev, et ei olnud midagi teha. Ja tõesti näha oli, jah. Riis paneb palli mängu. Ivanov. Taska lööb. Taga lööb mööda. Rist värava ette, ilusti Munskin. Taska! Augur tuleb nüüd kiiresti rünnakule, aga oi, mis eksimus, aga tuleb sööt Taskale. Taska peab lööma, lööb. Blokeeritakse ning 0,4 sekundit on veel minna, sisuliselt on mäng läbi. Ja läbi ta on. Ja ovatsioonid siin Kristiine spordihallis. Ning FC Kosmos on saali jalgpalli meistrivõistluste finaalis. Otsustavas kohtumises tehti siis Augrile võõrsil. Tehti tuul alla 3-2 väravad Amossovilt, värav Aleksejevilt ning värav Pavel Rubelilt. Enemati ja au päästid siis Indrek Krist ja Martin Taska. Põnev mäng, ei ole midagi öelda, aga Õhtulehe otseülekanded saali jalgpalli meistrivõistlustelt tänasega ei lõppe. Järgmine ülekanne 5. märtsil kell 19 Kiili spordihoones, kus siis kohtuvad Nõmme Olipet ja Narva United.